Järgmine olekski mõistmine. Kui selgelt nägijale näidatakse pilti, see pilti räägib talle midagi, ehk siis tegelikult lugu seal räägib, lugu hakkab meil lahti rääkima juba siis hääled, tundmised, ka mõistmised. Selle mõistmise taga on sõna emotsioon. Me võime panna ka siia emotsioonideks, on ju, aga selgelt emotsioonimine kuidagi eesti keeles ei kõla. Aga emotsioone saab mõista ainult. Siis ma panigi mõistmine ehk selgelt mõistmine. Mõistmine ei ole emotsioon, emotsioone saab mõista. Kui me räägime selgelt mõistmisest, siis me saame mõista neid emotsioone. Kui sulle räägitakse mingisugust lugu, ükski närv ei liigu ja teine räägib sulle lugu, siis kuidas siis pisar tuleb lausa silma. Ehk siis kui siin on emotsioonipagas mingisugune, siis me saame seda mõista. Vaadake, on ka psühholoogias isegi inimesed ära lahterdatud, et on emotsioonivõimetud inimesed ja on siis väga emotsionaalsed inimesed. Ma võin öelda, et ma olen olnud siis kuni selle oma uue teekonna alguseni täiesti emotsioonivõimetu inimene. Väga paljud meesterahvad on emotsioonivõimetud mehed. Soome naised ütlevad soome meeste kohta tunnevammainen. Tunne on siis emotsioon soome keeles. Ja emotsiooni invaliid. Siis soome naised on lausa siuke ütlemine. Aga miks? No aga hakkame siin kõva mehe jälle rollist pihta. Ehk kõva mehe üks kriteerium on see, et ta ei saa ju nutta, ta ei saa tunda midagi, ta ei saa seda. Ja ta on tedast kõik need ära blokkinud. Ja kokku tulebki tunnevammainen. Täiesti emotsioonivõimetu. Ma võin öelda selleni, kuni ma hakkasin inimesi ravima ja ma samastusin, ma pidin samastuma, ma ei saanud aru, mis nendega toimub. Ja miks ma 2 aastaga läbi põlesin, seepärast, et ma samastusin nende emotsioonidega. Elasin neid läbi. Ja õhtuti, mul oli üle Soome 1000 järve maa, mul oli ka üle tee, oli suur järv. Ma siin õhtuti nutmas välja seda kõike. Sest see 2 aastat tõmbas mind rihmaks ja ribadeks. Aga minu jaoks oli see nagu ääretult suur psühholoogia akadeemia. Inimesed tulid ikka samade asjadega tagasi, mitte need samad uued inimesed, aga mul ei olnud vaja enam samastuda, vaid ma juba nägin ära. Sa oled selgelt nägija, ma ütlesin, et kuule, selleks, et saada selleks, ma pidin selle 2 aastase selle kadalipu läbi käima, see oli kohutav 2 aastat. Jaa, muidugi, ma läksin vasika vaimustusega, ma olin ju ravija. Muidugi ego oli see, mis teatud mõttes lükkas, ma olin ju ravija nüüd, eks on ju. Aga siis, kui ma selle ravimisega läbi põlesin, aga see oli minu jaoks siis kus ma õppisin, mis pani mulle siis siia selle kabastisse 2 aastat. Oli siis niimoodi ööd ja päevad sai kogu aeg tegeleda sellega, sest isegi kui sa õhtul nutsid välja, öösel sa nägid unes ka neid asju kõike. See 2 aastat ma elasingi selles mullis tegelikult. Ja see andis siia siis selle emotsionaalse kabasiteedi siia. Kõik nagu võib-olla kadestavad seda positsiooni. Ma ütlesin, et aga ma annan selle sulle, ma kingin sulle selle ära. Selle oskuse. Sellel juhul, kui sa elad selle sama elu läbi, siis ei taha keegi. Just. Aga ikkagi siis paljud ütlevad, näed, see on selgelt nägija. Ja siis kõik arvavad, et ma nüüd loen teid kõik nagu avatud raamatuteks. Ja väga paljud inimesed kardavad. Sest äkki ma nuhin välja tal midagi sükest ja sükest. Tead, makske 1 miljon, ma ei vitsiga siis ka nuhkima hakata. Ega see ei ole nii, et sa mõistus, sa pead ikkagi minema seisundisse, sa pead ennast välja lülitama, ego välja lülitama, sest ego on väga suur häiretegija siin. Ja kui sa tahad otse, sa pead seisundisse minema. Pärast sa ette valmistama. Pärast sa pead siit välja tulema. Palju sul läheb mingisuguse ühe mingi detaili vaatamiseks, sul läheb tegelikult ette valmistust ja pärast välja tulemiseks läheb aega. Tegelikult.
ja siis sa võid veel pool päeva nagu juhmilt käia niimoodi ringi, nagu ei saa aru, mis siin toimub, eks on ju, oled kuskil nii sügavates kihtides ära käinud. et jällegi, et mõistmine ei ole emotsioonid, vaid emotsioone saab mõista lihtsalt. Kui sul ei ole siin midagi, siis sa ei mõista, mis inimestega lahti on. Ja kui seda ei ole, siis sa lihtsalt ei mõistagi. Sa ei saa aru, mis on. Mul on see kogemus olemas. Ma ei saanud aru, mis inimestega toimus. Ma pidin samastuma, elama seda läbi. Et miks me alustasin sellest, et selgelt nägid, et tuleproovides on, kõik ei saa identselt sama infot. Nad saavad mingisugune case antakse, on 5 selgelt nägijad, kõik vaatavad, muidugi mõni paneb üldse bambusesse. No see, et ta ei saanud connectionit lihtsalt. Eks see ei tähenda jälle, et ta ei ole selgelt, me oleme kõik selgelt nägijad. Ta ei saanud infot, tal oli oma seisud praegu mingi muu häiri tegi, et ta ei saanud connectionit ja hakkas arvama. Arvamine ei ole selgelt näginud. Mul üks ütles, et jah, et noh, kolistas taskus üks meesterahvas mingisugust kivid või mis tal oli seal kolistas, ütleb, mis mul taskus on, veel kolistab, teeb sükest häält ka seda. Ma ütlesin, et ta ütles, et arva, mis mul siin taskus on. Ma ütlesin, kui tahad arvata, siis jah, ma võin arvata, et need on mingid kivid sul. Aga kui sa tahad, et ma selgelt nägemise läbi vaatan, siis ma pean aega enda jaoks selleks võtta. Et arvamine on see lihtsalt, et ma lihtsalt arvan. Siit tuleb impulsi ja see annab mul siit mingisuguse vastuse. Aga nüüd, kui ma tahan selgelt nägemist, siis ma pean lülitama enda ego välja, looma connectioni selle infoga, mis tal siin taskus on, minema saama connectioni ja mis ta nüüd tekitab mulle. Mis kujundeid ta tekitab, mis hääle kaudu räägib, mis tunne, on ta soe, külm ja kõik see, siis annab mulle selle pildi, mis seal taskus on või selle loo sealt, mis seal taskus on, eks oli. Me homme teeme harjutuse, kuidas õppida saada connectionit ja kuidas elada seda läbi näiteks. Me võtame homme ühe sükse päeva, igaüks saab mõelda, kus siis te mäletate kuupäeva, kuud ja aasta arvu. See oleks nagu aadress ja siis jagame paaridesse ja vahetame kuupäevasid, üks läheb, vaatab ühe ja teine teise päeva. Ja kõik on sellega hakkama saanud. Aga muidugi ma räägin lahti, kuidas see kõik toimub, et siin lihtsalt ei olegi võimalik eksida üldse. Ma olen selle eksimisvõimaluse ära võtnud. Ja, ma olen seda nii kaua teinud, ma olen seda nii palju viimistanud, seda harjutust niimoodi. Ma olen eksimisvõimaluse ära võtnud. Madonnagi on oma lugu rääkinud, et kui ta noor oli, ta pesi rikastele pesu. Ja ta oli siis riputanud pesunööri peale, ümisenud laulda ja ta isegi ei näinud, kes see inimene oli ja keegi oli mööda, ütled, oi, kui seksikas hääl sul on. Ja sellest piisas. Sest et sellise sildi ja imago ta endale lõi. Ja selleks ta ka sai, sest tal oli usk sellesse. Sest keegi nii veenvalt ütles talle. Noh, me rääkisime usust, et me usume seda, mida näeme. Aga see inimene oli see, ta isegi ei näita, vaid kuulis, eks on ju. Piisas sellest. Et tekitada seda usku ja see, et me usume seda, mida näeme ja me näeme seda, mida usume. Ja see oligi see teine versioon siis, mida ta välja näitama hakkas. Vaata, igaüks saab ka sõnadest omamoodi aru, et me räägime eesti keeles, aga igaüks saab nendest omadest aru. Mäletan just väga kuulus ütlemine, Al Pacino ütlemine, et näitle, mismoodi sa tahad, aga inimesed näevad või vaatavad seda nii, kuidas see neile kasulik on. Vaadake, kui kirjanik kirjutab raamatu ja kui me räägime selgelt nägemisest, väga paljud, mina olen küll süke, et kui ma loen raamatut, siis minul hakkab filmilint jooksma. Ja, just. Aga mis te arvate, see filmilint on identne kirjaniku omaga või? Ei ole. Tema kirjutas sinna oma loo ja kõik loevad sealt oma loo välja. See on täpselt sama selle just raamatuga kui kõige muuga, ehk siis ka selgelt nägel näiteks see pilti ja iga selgelt nägel loeb siit oma loo välja tegelikult. Et vastavalt siis oma sellele infole, mis tal siin on. Ehk siis siia salvestuvad meie alateadusse visuaalsed kujundid, häälekujundid, tunnekujundid, emotsioonkujundid ja ka siis ütleme, teadmine võib-olla on siis mingisugune
kus info jõudis meieni, me ei oska aru saada või öelda, kust ta tuld on, siis me ütleme lihtsalt teadmine, kuna ego ütleb kõik, et see on minu oma, mina sain teada, mina tean. Kuigi see võib olla kuskilt tulnud see teadmine lihtsalt. Ta lihtsalt tuleb meile. Et tegelikult see kõik kokku on selgelt nägemine. Mitte selgelt nägemine ei ole nägemine. Kui selgelt nägija ütleb, et ma näen, ta ei pruugi mitte midagi näha. Sest pilt võib olla isegi eksitav tema jaoks. Ta võtab selle loo hoopis läbi tunnetamise ja läbi selle hoopis loeb välja. Ehk nägemisel, selgelt nägemise juures on üldse kõige väiksem roll. Ja teinekord on ta toetav. Ta loob teatud raamid. Et muidu on väga raske ekselda, aga ta on üks osa selgelt nägemisest, üks osa. Ehk teate, mis on püha kolmiainsus? Usku toetab lootus ja armastus. Usk ei eksisteeri kunagi üksi. Siis armastus toetab usk ja lootus. Ja lootus toetab usk ja armastus. Ehk seda tahku toetavad need kaks tahku alati. See on see püha kolmiainsus, et ei ole ühte tahku, vaid on kõigil nendel oma funktsioon. Ja see tekitab terviku. Ka siis selgelt nägemine ei ole siis püha kolmiainsus, me panime siin 5. No me võime veel hakseldada neid. Aga see tähendab seda, et nad üksi ei eksisteeri, vaid tegelikult see on üks tervik. Me nimetame seda koondsõnaga selgelt nägemine, kus nägemise funktsioon on kõige väiksem osa siin. Aga ta peab ka olema, ta aitab meile raame luua, ta aitab meile vormi luua, piire. Mina alustasin siis ja mina mõtlesingi, et selgelt näevadki. Mul oli küll suke arusaamine, aga hiljem hakkasin aru saama, et teinekord ma ei saanudki mingit pilti, mõtlesin, et mul täna pildid ei jookse. Aga siis ma sain aru, miks mul pildid ei jookse, sest need oleks mulle eksitavad olnud. Mul jookseb info küll, aga mitte läbi piltide, vaid jooksebki siit, läbi nende hakkab jooksma. Ja teinekord jooksevad pildid väga hästi. Ja, aga ongi erinevad inimesed, on tunneinimesed ja on visuaalsed inimesed. Ja mul on olnud õpilasi, kes siin meistiklassidena välja raiuvad, nad ei näe mitte midagi. Üks on massöör, professionaalne massöör. Te mõtlete, et ei näe mitte midagi. Aga kui me tegime harjutusi, siis tema rääkis kõige rohkem, mida ta nägi. Aga ta ei rääkinud visuaalselt kujundada, vaid ta rääkis oma tunnetest ja ta rääkis kõige paremini need lugusid. Ta rääkis kõige täpsemalt. Alati ta sai kõige paremini pihta. Ehk siis mõistate, kui tähtis see on. See, et kui nüüd pilt ei näe, ärge siis kiusake ennast. Laske infol tulla, vaadake, laske kõikidel tunnetel, kõikidel nendel siis seda tuua meieni infot. Esimene asi on kohe õppida kuulama keha. Ma hakkasin aru saama, kui ma mäletan Bronnikovi koolituse käisin, siis seal oli üks harjutus, kus me jäi poolel see, et me pidi energiapalli tegema ja siis me pidime energiapalli võtma, näiteks tegema siis ütleme selle energiapalli hästi kuumaks ja hakkama sellega liigutama mööda oma kätt edasi. Me tegime alguses paaril harjutusena, et me oleme ise täitsa nagu passiivne, keegi tegi palli ja hakkas mööda minu kätt liigutama. Pani kõigepealt peopesa sisse, siis hakkas seda palli liigutama siit. Ja meid oli jälle seal palju, eks. Jagasime paarideks ja kõik siis räägivad, aga sa pidid rääkima, et jaa, tunnen siin ja tunnen nüüd randmesi ja tunnen siit, et teine kui liigutas siis, ta pidi ka rääkima, et ta siit läheb alguses, et meil tekib tunne platvorm siia. Ja teate, mina seda harjutust tegin, ma ei tundnud mitte midagi. Aga ego ei lubanud kõige suurem jobu olla seal. Siis ma valetasin, et jaa, ma tunnen, mine edasi, mine siit edasi, ma tunnen, väga hästi tunnen. Ja see sõna jeest kasutati, jeest, ehk see oli nagu see jah, see aksepteering, et kui minu teadus aksepteerib, minu mõistus, see, et see pall siin ei olnud ja minu alateadus, minu keha tegelikult tundis, aga see ei jõudnud siia, see ei osanud, see ei olnud õppinud connectionit saama siit kehast. Tal ei olnud keha tunnetust, tal oli ju küll,
kõigil meil on kehatunnetus ka. Connectionit ei olnud. Ja ma alguses siis nagu valetasin ja kui ma järgmised korrad, kuule midagi ma juba tunnen ka. Ja ma hakkasingi tunnetama. Ja hiljem ma saan aru, kui ma oleks kogu aeg raiunud, ma ei tunne, siis ma polekski tundma hakanud. Poleks seda connectionit hakanud tekkima, sest ma andsin loa selle tekkimiseks. Jah, ma tunnen. Kui ma oleks ütelnud, et ma ei tunne, siis ma oleks blokkinud edasi seda kogu aeg. Ja peapeti sai ju ära, aga mina petsin tema lõpuks ära. Aga see tunnetus hakkas tekkima teine, kolmas kord ja ma juba hakkasin midagi tunnetama rohkem. Minu jaoks avanes täiesti uus maailm, tunnemaailm, eks on. Siis ma ütlesin, kui suures vanglas eristuses ma olen elanud. Jah, täielik. Ja noh, ma vaatan, siis palju meil siin käivad mehed ka ja siis vaatan, naistel on muidugi lihtsam sellega, et nad on ka meistertunnetajad, eks meestel on pikk maa sinna veel. Aga harjutamine teeb meistriks, saavad mehed ka väga head tunnetajad, kes siis elab seda elu. Tulevadki niimoodi, et kui sa nagu harjutad ja jätkukoolitused ongi, ehk siis me nii harjutame mitte ainult nägemist, ka selgelt kuulmist, tulevad spetsiaalsed harjutused, kuidas siis seda endas aktiveerida, tundmist loomulikult, ehk siis see fantoomne, nimetame fantoomne tunnetamine, see on nüüd tulnud Venemaalt, seal räägitakse niimoodi. Teotud energeetiline tunnetamine, aga mul on nii sõnavarasta nii sees, et raske on hakata ümber nüüd muutma siin midagi, et ma alati selgitan ümber, et see on energeetiline tunnetamine. Et tunnetamine üldse. Ehk siia tekivad meil nüüd kujundid, need kujundid, selle kujundite abil me siis tekib kommunikatsioon. Ehk kui me tuleme nüüd siia selle juurde tagasi, tuleme nende lausete juurde tagasi, ehk informatsioon on sisse tulnud signaalid, sisemine interpretatsioon. Ehk nüüd me saame juba aru, mis see sisemine interpretatsioon on. Ehk meil on teatud ladu, hääleladu, pildiladu, emotsioonide ladu, tunnetuse ladu ja see, mis meil siit on, see siis annab meile siia info välja. Räägiks veel ühest terminist, ehk siis sublimaalne informatsioon, mis ei tule läbi aju, vaid tuleb otse. Vene keeles nimetatakse seda Tvatsat Pjätai kaadr ehk 25. kaadr. Miks ta on 25. kaadr? 40-ndatel kunagi üks vene uurija hakkas uurima alateadust ja kuidas alateadusse tuleb informatsioon. Ja siis tema nimetas alguses seda 25. kaadriks. Hiljem tuli siuke nagu juba sõna selle jaoks, ehk see on siis sublimaalne informatsioon. Ta oma uuringutega tegi selgeks, et inimene suudab näha 24 kaadrit sekundis. Silm suudab jälgida. Kui panna näiteks filmilindi peale 25. kaadriks, panna näiteks Coca-Colat, see on katsetusi tehtud. Ja see panna iga 25 kaadri tagant ja panna see film liikuma, siis silm ei näe, mis on lood. Ja ta saab aru küll, et mingi tõk käib läbi küll. Aga silm ei loe teksti välja, mis seal on. Ja tehti katsed, pandi siis filmisaali, tehti lõuna, inimesed kohvikus enamjagu Coca-Cola müüginumbrid olid päris kõrged. Järgmine päev vahetati ära, pandi sinna Fantat. Mis te arvate, et järgmine päev siis Coca-Cola müüs? Fanta müüs väga hästi. Seda nimetatakse ka varjatud reklaamiks. See reklaam on keelatud väga paljudes maades, kaasa arvatud Eurounion, Venemaa ja paljud muud maad. Enamjagu see on keelatud, sellest saab nagu väga kõvad trahvid. Aga seda kasutatakse mitte siis reklaami tegemiseks, kasutatakse Venemaal näiteks alateaduse programmeerimiseks. Kui sa tahad oma ainevahetust kiirendada või midagi, helisalvestus, siis sa kuulad muusikat tegelikult. Ja ta mõjub sulle. Aga teate, kuidas muusikat tehakse? Heliridasid on väga palju. Saad teha ise muusikat ja lausa. Saad erinevad heliridasid panna ja loed peale. Alateadlikud hüpnootilised käsklused, et ainevahetus aktiveerub, vegetatiivne süsteem aktiveerub, terveneb ja hakkab funktsioneerima siis anatoomsel tasandil
normatiivide järgi näiteks. Ja paned selle kogu aeg korrutama sinna, aga sa võid hääle tõmmata maha. See, kui sinu kõrv vastu võtta, see ei tähenda, et seda seal ei ole. See eksisteerib seal edasi. Ja sa tõmmad selle hääle nulli täitsa, aga rida on ikka olemas. Ja kui sa paned selle tööle, siis alateadus võtab selle vastu. Seda nimetataksegi sublimaalseks informatsiooniks. Mis tähendab sublimaalne informatsioon? Selle informatsiooni impulss on nii nõrk, et meie 5 aistingut ei suuda fikseerida seda, aga alateadus võtab selle vastu. Ja salvestab selle enda jaoks ära. Me salvestume, mida kõik need meie 5 aistingut salvestuvad, siis tegelikult see ei ole ainult see, et on ka siis sotsiaalses keskkonna harjumused, inimesed. Me ei pane tähele, et inimesed niimoodi reageerivad ja toimetavad ja teevad. Meie alateadus salvestab ja me hakkame ka samamoodi siis toimima. Geeniteadlased olid siin mingi 8 aastat tagasi Turu ülikoolis. See oli rahvusvaheline grupp, geeni uurijate grupp. See oli just nagu uurimistulemuste avaldamisel ja seminar. Ja seal tuli väga ehedalt välja see, et meie DNA-d ehk geneetikat mõjutab sotsiaalne keskkond. Teatud geenid aktiveeruvad teatud sotsiaalses keskkonnas ja teatud geenid deaktiveeruvad. Kui me vahetame sotsiaalset keskkonda, siis jällegi uued teatud aktiveeruvad ja teatud geenid deaktiveeruvad. Sest meil ei ole kõik geenid aktiivsed, meil on geene kui palju. Tegelikult sotsiaalne keskkond mõjutab meid väga palju. Et ei ole ainult see, et me siit nüüd läbi aistingute võtame. Et sublimaalselt keskkonnast, sotsiaalsest keskkonnast me võtame väga palju veel juurde siia. Et seda nagu peaks ka nagu enda jaoks mõistma või lahti mõtestama. Sellest väga palju ei kirjutata, sest ma olen pidanud kunagi siis Soomes parapsühholoogia uurimiskeskust ja olen siis kõiki need teemasid väga sügavalt otsinud erinevaid uuringuid, kui meil oli see uurimiskeskus. Ehk ise mitte kõigepealt rahastada midagi, me olime erafirma, meil kuskilt rahastust ei olnud. Ja muidugi me siis piiratud rahaliste võimastusega me kõigepealt uurisime enda jaoks need uurimused lahti, mis on juba tehtud. Ja me jõudsin selleni, et siin ei olegi midagi uurida. Kõik on ammu ära tõestatud. Ja kõige lõpuks ma sain aru, et parapsühholoogia on üldse iganenud terminoloogia. Tänapäeval me võime rääkida mitte parapsühholoogiast, vaid inimene kui energiainformatiivne olend. Mis on energiainformatiivne? Lastekoolitusel ma pidin lahti selgitama lastele. Sest me õpetame seal ka energiat vahetama, energiat liigutama. Ja me peame rääkima, mis on energia, mis on chi, mis on energia, mis on meie mõtted. Läbi selle, et mis on energiainformatiivne olend. See on liitsõna. Energia, informatiivne, informatsioon. Ja lastele siis ma proovisin selgitada, et chi on lihtsalt elu energia. Tal ei ole ühtegi omadust. Ta on nagu kristlikus filosoofias püha vaim, millele kõik baseerub. Ka chiile kõik baseerub. Tal ei ole ühtegi omadust. Aga ta on elu energia. Ja lastele siis rääkisingi, et chi on nagu vesi. Ei ole lõhna ega maitset. Aga ilma selleta ei saa kuidagi ümber ega üle. Just. See oleks just kui energia. See vesi. Aga informatsioon, me räägime inimesest kui energia informatiivsest olendist. Ja ka meis on siis 80% vett, eks on ju. Aga kui me paneme vee sisse nüüd kohvi, siis sellest veest tuleb kohvi. Kui me sinna vette paneme teed, siis tuleb sealt teed. Kui me paneme kakaot, siis tuleb kakao. Ja kui me paneme siia inimesesse, siis siia vette informatsiooni, siis tuleb inimene persona. Ja see inimene persona ongi energia informatiivne olend tegelikult.
mis elab siis selliselt oma informatiivsete mõõtmetega, alateadvus on avatud kogu kõiksuses, mõistuse, teadvus on ka avatud, mõistus on piiratud. Sellest, kuidas see mõistus piiratud on, selleni me jõuame peale lõunat, ma räägin selle lahti, mis on energia informatiivne mõõde üleüldsegi, et mõista, mis on mõistus ja kus ta üldse figureerib ja mille jaoks ta meil on siis. Öeldaksegi seda, et sinna, kui läheb mõte, sinna läheb energia. Vanasti räägiti igasugusest, et on needusid, on pahad silmad ja muud asjad. Tänapäeval ei räägita, on iganenud terminoloogia, räägitaksegi energia informatiivsest siis rünnakust. Kui ma kirun kedagi taga, tegelikult see, me elame ajas ruumis, mõistus mõtleb, et jah, et oi, ta seal on kaugel, et tema nii jõua. Aga peentasandil ta saavutab hetke, nii kui sa selle mõtte tekitasid, see juba on seal, sest tema on aadress infoväljas. Ja ta on plaksti tema infoväljas, see paha mõte, see informatsioon. Ja kui paha ta siis on, siis sellist deformatsiooni ta seal tekitab. Ma siin jätkukoolitusel ka tuleb meil ettevõtjate jaoks koolitusse, ma olen alati rääkinud, ärge jumala eest oma konkurentidele visake kaikad kodaratesse. Sest vaadake, siin näiteks on siis persona ja tema konkurent. Ta teeb siin nüüd programmi valmis, loob mõtte, kirub taga ja saadab ta siia. Aga teate, kus ta kõige rohkem hävingut tekitab? Ikka siin, kus ta tekkis. Ega see, kui ta siit tekkis ja siia läks, ega see ei tähenda, et ta siit ära kadus. Aga kui sa võtad siit, saadad konkurendile edu, õnnestumist, tuult tiibadesse, loomingulist potentsiaali ja kui sa kõik selle saadad talle siia, kuid ette, mis temaga toimub, ta on alati oma konkurendist 2 sammu ees. Sest see programm tekkis siin, eks on ju, just. Ja inimestega on sama, ja. Et selliselt on. Aga miks me neid programme ikkagi alateadlikult tekitame, seda me räägime peale lõunat, ma räägin lahti selle. Sellepärast, et teate, me elame 60 000 mõtet käib meil kupli alt läbi ööpäeva jooksul. No ütleme 40 kuni 60 000, sõltub siis inimese päeva aktiivsusest, eks. Aga palju me teadvustame nendest? Väike osa. See räägib sellest, et me elame väga paljuski alateadlikku elu. Ja me ei suuda kontrollida, kui need asjad siit tulevad, need mõtted, need siia mõtetesse. Tihti peale, kui on juba tulistanud välja ja kui sa sõna tagasi tuleb, sa mõtled, solvas mind. Aga seda me ei mõtle, et mis kuule see siit läks, impulss läks siit välja. Eks see on tegelikult ka mitte ainult see selgelt nägemine, vaid see piiramatute võimaluste võti. Aga meil on need piirangud vaja ära saada. Aga miks need piirangud seal on?